Üks jälle. Tubli. Hommikut kätte on jõudnud teisipäev ja mul on selline tunne, nagu ma oleks teiega terve igavik rääkinud, mis iseenesest vist vastab tõele, aga kuna mulle väga meeldib ikkagi talletada siin videoformaadis mälestusi, siis ma proovin teid järgneva 2 päevaga natukene catch up ida. Täna meil siis päev algas siuke 6:45. Mis on nii kummaline, sügistalv on full on kohal, sest me ärkame üles kottpimenduses, lähme kööki, teeme süüa, sätime ennast hommikuks valmis, ikka veel on täiesti pime. Ja kuna täna pisikene läks vanemaga mängima, siis me hakkasime isegi pimedas sõitma maale. Ja õnneks, kui me kohale jõudsime, siis päike ilusasti tõusis ja nii ilus päikesetõus oli, et wow, see on see positiivne pool, kui sa nii vara lapsega ärkad, et sa ei maga maha neid imelisi hetki. Aga see, kui pisikene on vanema juures, tähendab minu jaoks ainult ühte, tema saab fannida, aga mina pean olema nii produktiivne kui vähegi võimalik, saama kõik asjad tehtud, mis mul to-do listis on ja üldjoontes nendeks päevadeks on need to-do listid ikkagi nagu massiivsed. Eriti nüüd, kus ma otsustasin, et ma võtsin vastu endale siis 3 projekti, et natukene lisatööd teha ja toimetada, sest ma tahaksin olla Elliga võimalikult kaua kodus. Mul ongi kõrvale pandud, et kui vanema hüvitis saab läbi, et siis ma saaksin pikemalt olla, aga ma olen selline üleplaneerija või ühesõnaga mul meeldib, kui mul on plaanist A, plaanist Z-ini kõik mõtted, variandid olemas, et mul ei tuleks mitte miski üllatusena. Nii et lisaks sellele, et ma olen kõrvale pannud, et olla kauem kodus, siis ma tahaksin natukene lisa teenida ja kuna mul on selline töö, mis on siuke privileeg natukene, et ma saan teha projektipõhiselt, et ma võin valida täpselt nii suure ampsu, kui ma tahan ja teha seda, millal ma tahan, siis tundus mõistlik, et ma võtsin endale 3 ägedat klienti, kellega ma siis toimetan siin natukene. Mul hommik algabki sellega, et mul on 2 koosolekut, siis mul on vaja vahepeal plaane pidada ja siis me lähme juba linna. Aga eks ma võtan teid kõikjale kaasa, et saab olema põnev. Pole ammu oma aju niimoodi kasutanud, vähemalt sellises mahus nagu tööalaselt justkui vaja oleks, aga samas on hästi põnev jälle hakata toimetama ja tegema, et põhimõtteliselt mis ma teen ongi siis sisuloome, lihtsalt mitte enda kanalisse, vaid klientide kanalisse. Et täna meil ongi see koosolek, kus me käime üle mõtted, mis novembris võiks toimuda ja siis see tähendab seda, et ma pean järgmine nädal hakkama kõike seda filmima ja pildistama. Nii äge iseenesest. Aga ma kammin vähemalt juuksed ära, selleni ma ei ole veel täna jõudnud ja siis saame juba hüpata kõnedesse. Holy hell, mu pea on täiesti pudru ja kapsad. 3 tundi koosolekuid on tehtud. Esimene koosolek ma tundsin, et ma olen veel natukene roostis, et ei olnud päris see professionaalne mina, kellega ma võib-olla harjunud olen siin aastakümneid juba, aga teiseks koosolekuks suutsin ennast kokku võtta, juba tundsin ennast nagu kala vees. Et selles mõttes läks hästi, et täna meil oligi eesmärk panna paika siis sisuformaadid, et mulle väga meeldib luua seeriaid, sest ma ise usun, et inimestele meeldib seeriate vaatamine palju rohkem ja produktsiooni mõttes on see ka palju lihtsam ning analüütika mõttes on see lihtsam, et sa näed ära, et kas päriselt see seeriaformaat töötab, sest one-off videodega on alati see, et millest see edu või mitte edu nüüd tuli. Aga tõepoolest, sisuideed said kinnituse, nüüd mul on vaja põhimõtteliselt siis teha produktsiooniplaan valmis ja hakata kõike seda filmima ja pildistama, mis tähendab, et iga kuu ma pean tegema 8 lühivideot ja 8 galeriipostitust siis klientidele, mis on väga äge.
aga suht mahukas, et ma arvan, et kõik, kes toodavad sotsiaalmeediasse sisu teavad, et see nõuab aega ja täna ma ju teen neid asju tegelikult sellest ajast, kui pisikene lõunaund magab või kuna ta läheb meil 8 õhtul magama, et siis ma õhtul paar tundi saan toimetada ja korra nädalas ta ikka käib siuke vanaema juures mängimas ka, et siis see päev on mul see, kus ma saan toota, et ma pean olema väga-väga teadlik oma ajakasutuses, aga mulle väga meeldib see mõte, et saab ägedat sisu luua, et mulle endale väga meeldisid need mõtted, mis ma välja käisin ja mulle tundus, et klientidele ka, seega nii äge. Aga nüüd mul on vaja kõht täis süüa, sest ma olen hommikuse 2 saia peal. Mu kõht reaalselt koriseb. Ma imestan, et seda läbi koosoleku ekraani kuulda ei olnud. Võib-olla oli ka, lihtsalt nad viisakusest ei olnud. Aga nägu oleks vaja pähe teha, sest meie järgmine asi on siis linna minek. Kuna üks projekt, mille ma vastu võtsin, on siis saate juhtimine, podcasti saate juhtimine, et Haridus- ja Noorteametil on selline podcast nagu Oskustega tulevikku, kus siis räägitakse kutseharidusest ja minu jaoks mega põnev maailm, sest mul on täna bakakraad, mul on täna magistrikraad, aga kui ma järgmine kord kooli läheksin, siis ma ei usu, et ma läheks teist magistrit tegema või doktorit tegema. Ma arvan, et ma tegelikult tahaks minna kutsekasse lihtsalt sellepärast, et omandada mingisugune väga praktiline skill, et olgu see kas või mingi maastikuarhitektuur, et oleks endal kodus nii-öelda lihtsam seda aiamajandust siin teha või siis graafiline disain tundub ka tegelikult mega põnev, et Canvas ju teed kogu aeg kujundusi ja tundub endale natukene nagu silma on, aga alati asjad lähevad lihtsamalt, kui sul on mingisugune teooria pagas kuklas olemas. Ehk et ühesõnaga, väga põnev on minu jaoks see kutseharidusmaastik ja mul on hästi hea meel, et nad kutsusid mind saatejuhiks. Ma pole podcasti ju nüüd aastaid teinud, et me viimati tegime ju Sandra Rajuga seda siis, kui me tegime Sportlandile Be First podcasti. Et saab põnev olema, aga selle jaoks on kõhtu täis süüa, nägu endale pähe teha ja siis linna minna ja issand jumal, ma näen siit nurgast lihtsalt, et mul on need pildid veel. Sellega on ka vaja tegeleda, ehk siis, et ma tellisin endale Fotopointist ära pildid ja pildiraamid, et teha fotoseina, sest ma kuskilt jälle lugesin ja nägin, et lastel on väga hea ja kasulik, kui neist on igal pool pildid ja pereliikmetest on pildid, nii et ma pean selle ka veel millalgi ära tegema. Ma arvan, et see on nädalavahetuse projekt. Aga kõigepealt food. Podcast on salvestatud, ma ei jõudnudki teiega vahepeal midagi jutustada, sest mul läks kodus nii kiireks, kuna rahulikult sõin ja siis järsku käis bim-bim ja ma vaatasin meili ja see oli võib-olla natukene viga, sellepärast et mulle oli tulnud siis õhtusaate poolt kutse, küsimused. Nad tahavad homme salvestada sellisel teemal nagu generatsioon alfa mõjuisikud, ehk siis väga noored lapsed, lapsisuluujad põhimõtteliselt ja saatsid hunniku küsimusi ja tahavad, et ma siis sellel teemal arutleksin nendega ja siis ma sukeldusin sellesse meili ja siis aeg läks nii kiiresti, et ma jõudsin põhimõtteliselt 3 ampsu süüa. Ma ei jõudnud isegi endale nägu pähe teha, jõudsin ainult peiteka ära panna ja ripsme duši natukene ja jooksin kohe siia Delfi majja siis stuudiosse. Esimene saade on meil nüüd purgis. Üllataval kombel mul ei olnud närvi sees, ma ei tea, kas on lihtsalt see, et ma olen nii palju podcast'e salvestanud, aga eks ma natukene tundsin ikka, et on võib-olla rabe, et just see küsimuste suunamine, mitte vahele segamine, see on siuke asi, mis minu arvates tuleb ajaga, läheb järjest paremaks, et ma loodan, et järgmised saated lähevad veel paremini, et täna oli mul siis saates mehhatroonika eriala Kevin ja graafilise disaini eriala õpilane Harli ja nad rääkisid siis sellest, kui nad käisid Euroskillsil ja see tundub mega äge üritus. Mul on nii kahju, et mina ei teadnud noorena, et selliseid asju üldse tehakse, aga ma ei käinud kutsekas, võib-olla siis sellepärast ma ei teadnud või siis tol ajal ei tehtud, ma ei tea, miks ma olen vana ka juba. Aga see põhimõtteliselt videopildi vahendusel nägi välja nagu olümpiamängud, kus nad täitsid erinevaid ägedaid ülesandeid ja nad täna siis jagasid, et kuidas neil seal läks ja mis nad sealt õppisid ja mis need kogemused olid. Vot, aga saingi esimest korda siin siis ise kõik salvestama panna, loodan, et tundub helirida on olemas. Pool tunnikest ta meil tuli, ma usun, et seda natukene lõikame ka lühemaks ja
Nüüd ma pean omadega jooksma tegelikult Ellikesele järele vanema juurde, sest meil on nii nunnu ja teeb meist paar sügispilti ja enne kui kõik lehed ära kaovad, seega kihutame Tabasallu matkarajale pildistama, aga enne seda maale ja võtame pisikese peale. Viinamarja. Mitut sa tahad? Üks viinamari või? Kas nii head on või? Me jõudsime vahepeal koju ja otsustasime mitte pildistama minna, sest ausalt öeldes väss on olla ja kell oli ka niimoodi, et enne päikseloojangut täpselt jõuda oleks olnud võrdlemisi keeruline. Aga nii on kodus jälle pisikesega. Kas sa näitad oma tuba? See on tema raamatulugemise telk. Siin on need raamatud, mida saab ise lugeda. Seal üleval on need raamatud, mida me koos loeme. Siin on tema voodike, tema riided ja tema kummud ja maailma kõige nunnum tapeedike, kus on oravad ja loomakesed. On ja nii. Kas sulle meeldib su tuba? Meeldib. Vaadake, kui äge. Viimati te vist nägitegi siis, kui ma ChatGPTiga üritasin mõelda, kuidas seda tuba teha ja ma olen nii rahul, kuidas see lõpuks välja tuli siuke cozy. Aga jäätist, kas emmel jäätist annad? On sul jäätist? Aitäh sulle, kallis. Mine järgmisel lehed toimub. Kas see on Gekko? Gekko. See kuivatud juuksed või? A place where I can go and you'll be always mine, always mine. Peika oli nii armas ja käis tõi vahepeal meile pakid ära. Ma olen avastanud enda jaoks täielikult jaga Elli-riiete mõttes, sellepärast et kõik need talveriided on retsilt kallid. Kas aitad proovida lahti teha? Proovi lahti teha. Retsilt kallid, aga lapsed ju kannavad nii lühikest aega. Tegelikult need tooted jäävad jumala okeiks, kui on kvaliteetne bränd. Nii et ma tellisin talle maal käimiseks siis üks talvejootajagast. Linna ma tellisin ka jagast. Mega ilus, mingi 35 euri. Muidu originaalhind poes sott millegagi, eks ole. Niuke see on. Sinu talvejoope ja siis ma tellisin endale, ma ei tea, juba mingi 20. paari Converse Chuck Taylori platvorme või. Et praegused on mul kõik nii läbi juba omadega. Ma ei tea muidugi, miks ma talve eel seda siin upgrade'i tegin, aga siis on homme hea vähemalt. Kui on saatesse minna, siis puhtad ilusad ketsid jalga panna. Ongi! Tule tänne juua. Aitäh, Helli! Aitäh, Helli! Väga armas sinust, et sa neile juua andsid, jah? Siis me laseme neil nüüd tuttu minna ja lähme ise ka tuttu. Lähme raamatut.
aitab natuke kolmkaksiks ja apsti! Jaa, tüdruk, kas sa kiisut näed? Mau on seal, just. Kell on vahepeal 8 saanud, pisikene jäi just tuttu ja ma olen ka tegelikult juba oma jõulupidžaama selga tõmmanud ja üldiselt ma armastan temaga koos tudule minna. Aga täna on natukene erand, sest mul oleks vaja asjatada mõne projektiga veel ehk et homseks selleks õhtusaateks proovida ikkagi mingisugune ettevalmistus teha, otsida välja mõned näited, vaadata üle võib-olla mõned uuringud, et ma natukene pelgan nii-öelda selliseid suuri esinemisi, mis on minu kontrolli alt väljas, et mina justkui ei juhi vestlust, mina ei monteeri seda ja tegemist ei ole ka minu nii-öelda publikuga, kes oleks minu inimesed ja minu kogukond, et siuke suur esinemine on alati natukene hirmus, aga kui siukest võimalust pakutakse, siis mul on tunne, et peaks jah ütlema, sest kui mitte õhtutiimiga, siis kellega veel, nad on nagu kõige toredamad inimesed üldse, ma olen nendega nii paljude erinevate projektidega raames kokku puutunud, et ma saan aru, et Piret ja Robbie on see, kes homme mind intervjueerivad siis selle generatsioon alfa sisu loojate teemal, aga jah, mul on vaja natukene selle osas ettevalmistust teha, sest ma ei ole veel 100% ise ära otsustanud, kuidas ma suhtun sellesse, et meil on noori tegijaid, kes juba tõepoolest 13-aastaselt teevad seda tööna. Et eks emana ikka on natukene see, et võib-olla ei peaks, aga samas turundajana ja inimesena, kes ise on kogu aeg sotsiaalmeedias olnud väga aktiivne. Ma tean ka, millised kasutegurid sellest on, millised eluvõimalused sellest avanevad, kui palju see õpetab ja arendab. Et ühesõnaga ma pean mingisuguse seisukoha ise välja mõtlema ja natukene veel siis toimetama. Ma mõtlesin, et ma panen endale näomaski pähe, istun arvuti taha, süvenen sipa. Peale imetamise lõpetamist on mul näonahk nii kuiv, et prooviks äkki see aitab homme ka natukene kaameras värskem välja näha. Ma vist teile ei olegi öelnud tegelikult, et jah, Melliga lõpetasime imetamise ära. Ta on nüüd ju meil aasta ja kohe saab 4-kuuseks. Ehk et mega äge pikk sõit iseenesest on olnud ja ma saan aru, et Elli oli valmis, mina olin valmis, sest meil läks see no nii lihtsalt. Ma olin valmistunud selleks, et see saab olema raske, sest me olime alati niimoodi, et ma kunagi ei piiranud teda, et millal iganes ta rinda tahtis, ma andsin, ma polnud kas või päeval, öösel, kus iganes on ja et kui ta seda tahtis, siis ma alati talle hea meelega seda pakkusin, nii et ma kartsin natukene, et võib-olla meil saab see võõrutusprotsess olema keerulisem, eriti kuna hästi palju räägitakse sellest, et negatiivsed uneassotsiatsioonid, et kui ta öösel näiteks rinde võtab ja nii. Aga ei, meil läks see nii ladusalt, et ma tegin siis, ma ei tea, ma tegin nii-öelda oma äranägemise järgi, kuidas mulle tundus loogiline see võõrutamine, et ma mõtlesin, et ma kõigepealt tegin 3 päeva niimoodi, et ta sai 3 korda ööpäeva jooksul süüa, siis tegin 3 päeva nii, et ta sai 2 korda ööpäeva jooksul süüa ja siis tegin 3 päeva nii, et ta sai 1 korra ööpäeva jooksul süüa ja siis jätsime rinna täiesti ära, et esimene öö oli selline, kus ta korraks ärkas ja pooltunnikest jauras ja natukene nuttis ja oli võib-olla natuke õnnetu, sest me alustasime sellest, et me jätsime selle öise söömise ära, aga tõepoolest teisest päevast alates jumala okei. Aeg-ajalt vaatab mulle otsa, küsib mämm või vaatab mu rindade peale, ütleb mämm, mõtlen, et oised nii suudunk, et sa enam ei süü seda, et kas sa tahad saada banaani näiteks ja siis ta on jumala hea meelega, et vaid banaan. Ehk et jah, meil see imetamise lõpetamine läks väga ladusalt ja imetamine minu jaoks oli lihtsalt imeline kogemus. Nii imeline, ma olen nii õnnelik, et meil see õnnestus, et ma jaurasin selle alguses ja olin nii ärapäine ja ikka pakkusin talle oma seda rindamist, sest et alguses väga ei saanud sellega sina sõna peale. Aga ühesõnaga, ma panen endale näomaski, vastan meilidele, natukene valmistan ette ja siis lähen ka väike pisikesega Kaissu voodisse, sest ta magab veel meiega, et ma ei tea, millal ma tunnen, et ma olen valmis selleks, et ta magaks oma voodis. Eks see varsti kindlasti tulema peaks, aga vaatame. Selle asjaga on natukene veel aega, et ma nii naudin seda kaisutamist. Võt, aga näeme teiega siis juba homme hommikul.
emme muidugi tähtis, et pisike paneks need, aga Reili soovis oma rohelisi kummikuid eest enne. Tubli! Lähe ujuma! Tubli! Ai, kui hästi! Said kätte! Kätteni olnud kolmapäev ja mul on selline tunne, nagu oleks juba pärastlõuna, sest me alustasime päeva kell 6 hommikul. Ma olin küll esimesed tundi aega siuke burrito lihtsalt Elli mängutoa põrandal. Lasin tal endale raamatut ette lugeda, sest ma lihtsalt ei suutnud veel ärgata. Aga nüüd ma tunnen ennast juba inimesena, sest me käisime ujumistrennis ära. Ja, sina tahad tantsu teha või? Tantsu või? No siis kohe teeme tantsu. Ujumistrenn läks väga hästi, pisikene ujus esimest korda ise nuudliga, mis on nii nagu exciting, kuidas mul juba nii suur laps, et ta ise ujubes, nagu mind freaking blown. Aga nüüd on jälle aeg süüa teha, minu arust väikse lapsega kogu aeg ainult teedki süüa. Ja kui on söödud, siis on juba lõunatudu aeg, seega proovime selle kartulipüröö valmis saada. Ja hoia tal. Tubli! Pisikene ja ilusasti koju õndsat untud ju ma issi valvsa pilgu all ja mina tulin linna, sest ma otsustasin ennast natukene poputada. Et enne õhtusaatesse minekut ma lasen endale meigi teha. Et ma tunneksin ennast natukene enesekindlamalt ja ma ei ole kunagi Gerda Milleri juures käinud. Ma tean, et Sandra Sillamaa käib kogu aeg ja iga kord, kui ma vaatan ta meiki, siis see on nagu nii ilus. Muidugi Sandra taljes või nägu on ka juba eos väga bänger, aga ma usun, et Gerda suudab mulle ka natukene seda sära ja sutsu juurde anda, et tunneksin ennast stuudios paremini, sellepärast, et minu arvates just telestuudio kaamerad on täiesti halastamatud. Vlogikaamerad on jumala toredad, võib-olla ongi lihtsalt see, et natukene liiga crisp on kogu see pilt, mis sealt telest näidatakse. Aga jah, ühesõnaga lähme teeme mulle natukene nägu pähe ja siis lähme juba õhtusaatesse. Love enough to go around in space. Breathe it in and slowly breathe it out. There's a place just for us here in the Golden. Oh my god, ma jäin ellu. Ma olin nii närvis enne, kui ma sinna õhtusaatesse koha peale läksin. Ma ei teagi miks, sest tegelikult avalike esinemistega ma olen tänaseks hetkeks suhteliselt harjunud, aga kuidagi see, et me rääkisime lastest, lapsevanema kohustustest, sotsiaalmeediast, see tundub siuke hästi delikaatne teema, kus on võib-olla võrdlemisi palju trigger pointe ja mul on ju otse loomulikult mingisugune bias, sellepärast, et ma ise olen selles valdkonnas sees. Et ühesõnaga natukene oli närvesööv, et kuidas kogu seda informatsiooni serveerida niimoodi, et see oleks pigem kasulik informatsioon, mitte kuidagi tänitav. Et ma ei tea, kas õnnestus, sellepärast, et ma tean, et ma päris mitmeid asju, mida ma oleksin tahtnud öelda, ei jõudnudki öelda. Ja see ülesehitus oli natukene selline, et mu peas see loogika oli võib-olla natuke teine, nii et me hüppasime ühest kohast teiseni, et ma võib-olla korrutasin mingeid asju, ja ühesõnaga, ma ei tea, mul kergelt on nagu blackout, kas ja mida ma rääkisin, aga ma usun, et läks hästi, sest Piret ja Robbie on nagu imelised saatejuhid, on ju, nad instantly, kui ma sinna diivani peale maha istusin, tekitasid siukse tunde, nagu ma räägiksin lihtsalt sõpradega, et mega tore, nad on ju ka lapsevanemad, on ju, et arutleda nendel teemadel, aga jah, ühesõnaga, ma olin väga närvis. Aga ma olen nii õnnelik, et ma ikkagi läksin, sest õhtusaate nagu tiim on nii äge, Keir, Jaan, Krista, kõik nagu, kes selle taga seal on. Ühesõnaga, mega kogemus,
aga väga närvesööv oli. Ma nüüd lähen koju ja sennin lihtsalt, kuigi hästi kahju on seda meiki raisku lasta. Mega ilus meik minu arust. Ma kohe küsisin Gerda käest, et kas tal meie pulmakuupäeval on vaba, et tahaks, et ta teeks mulle pulmameiki ka, sest tõesti ma tunnen, et mul nagu ei olekski näos mitte midagi, sest ta tegi nii kerge kihi, aga samas ma näen natukene rohkem put together välja vähemalt enda arvates. Aga lähme nüüd koju pisikese juurde tagasi ja lihtsalt mõnnetame terve õhtu kodus, ei mõtle ühelegi tööasjale täna rohkem, et natukene on nüüd aega lihtsalt ka puhata. Mis see on? Ma arvan, et meie päris kitsed ehmuvad ära selle kitse peale, nad ei tulegi enam kunagi külla. Ja siis Sile paneb selle õue. Jaa, vaatame. Tahad selga peale minna? Ja sa proovid veel hüpata. Sa taga osa sellest juba. Hakkame omadega õhtut kokku pakkima, nii mõnus chill on olnud, mitte midagi ei ole pidanud tegema, põhimõtteliselt Elli on ainult dikteerinud, et mis on need asjad, mis me täna õhtul teeme, mängisime köögis, mängisime kleepsudega ja nii edasi. Panime jõulupidžaamat selga, mis on ülitore, mina juba kannan päris pikalt seda jõulupidžaamat, aga et tema tahab ka, väga meeldib mulle see. Ma olen juba tasapisi jõulude lainel, et õues on nii pime ja kõle ja külm, et ma olen vaimselt valmis tooma kuuse tuppa, nii et ma arvan, et ma räägin Peika see nädalavahetus ära, et me seda teeksime ja mu vanemad käisid selle ajal, kui ma linnas olin läbi ja tõid meile kitse. Ma ei osanud oodata, et see nii suur kits on, aga kuna ma olen jõulufanat ja neil oli üle üks kits, siis nad tõid selle meile ja ma algul arvasin, et ma võib-olla ei ole kõige suurem fänn niimoodi nagu dekoreerimaks oma õue pühade meeleollu, aga it's growing on me. Ehk et ma arvan, et iga aasta lisame natukene asju juurde ja siis lõpuks ma olen see crazy lady nagu tänaval, kellel on full on festive maja. Kunagi, kui Melju elas meil USAs, siis ma käisin tal pühadel külas, siis me käisime, vaatasime ka maju, kuidas need kaunistatud oli ja nii äge lihtsalt over the top. Aga ma pesen nüüd näo puhtaks ja sätin ennast tudjule, sest need kaks seal juba toimetavad tudjulainele. 10 minuti pärast meil enam-vähem tudjuaeg on, nii et täna mul ei ole ühtegi projekti, mis põleks, mida mul oleks vaja peale tema munaaega tehasega. Ma lihtsalt keeran ennast tema kõrvale tutju. Ja teiega näeme, ma arvan, et pärast jälle. Tšau! Rose-colored glasses do wonders to a spark.